Kaitseministeeriumi avaliku arvamuse uuring näitab, et Eesti elanike kaitsetahe püsib kõrge. 77% elanikest arvab, et rünnaku puhul tuleb Eestil osutada relvastatud vastupanu. Üle poole on kallaletungi korral valmis ka ise riiki kaitsma. Ka Eesti riigikaitseorganisatsioonide usaldusväärsus on püsivalt kõrge. Kaitsevägi on enim usaldatud institutsioonide seas jätkuvalt 3. kohal. 2/3 elanikkonnast toetab Eesti osalemist sõjalistel operatsioonidel, sest sealt saavad meie sõdurid vajaliku lahingukogemuse. See tagab Eestile võimaliku ohu korral NATO toetuse ning kaitseb kriisipiirkonna elanikke. Kaitsetegevuses osalemise valmidus gümnaasiumiealiste noorte seas on kasvanud. Toetus riigikaitseõpetusele keskhariduslike koolide õppekavas püsib kõrge. Seda peab vajalikuks üle 80% elanikest. Eesti iseseisev kaitsevõime toetub elukutselistele kaitseväelastele ja ajateenistuse läbinud reservväelastele. Sellist mudelit toetab ligi 80% elanikest. Ajateenistust peab vajalikuks 90% vastanutest. Naiste osalemine riigikaitses leiab ühiskonnas üha suuremat heakskiitu. Kaitseministeeriumi uuring näitab, et 3 viimasel aastal toetab 4/5 elanikest naiste võimalust ajateenistust läbida. Enam kui pooled on seda meelt, et naised võiksid teenida võrdselt meestega kõigis väeosades ja ametikohtadel. Toetus naiste ja meeste võrdsele teenimisele kõigis väeosades ja ametikohtadel on tõusvas trendis. NATO vägede Eestis viibimisse suhtuvad elanikud väga positiivselt. Liitlassõdureid tajutakse professionaalsete, sõbralike, viisakate ja heatahtlikena. Nende kohalolu toetamine on aastate jooksul üha kasvanud. Liitlaste kohalolekut Eestis toetab 75% elanikest. 65% usub, et see on Eesti elu turvalisemaks muutnud. 2/3 elanikest leiab, et NATO on Eesti julgeoleku tagamiseks palju ära teinud. Uuringu järgi on Eesti riigi peamisteks julgeolekutagatisteks kuulumine NATOsse, elanike kaitsetahe ja Eesti iseseisva kaitsevõime arendamine. NATO roll Eesti julgeoleku tagamisel on püsivalt oluline. Üle poole elanikest usub, et konflikti puhkedes osutaks NATO meile otsest sõjalist abi. Veidi alla poolte loodab, et NATO liikmeks olemine hoiab sõjalise rünnaku võimaluse üldse ära. Enam kui pool Eesti elanikest peab kõige tõenäolisemaks ohuks epideemiate levikut, aga ka küberrünnakuid riigiasutuste, ettevõtete või elanikkonna vastu laiemalt. Samuti nähakse ohtu valeuudiste ja mõne välisriigi katses mõjutada Eesti poliitikat ja majandust ning vihakõne levimises. Uuri lähemalt kaitseministeerium.ee